Mul on teile teada Anne. nii elävid selle pärast. Hommik, täna on siis järgmine päev ja me just tegime hommikusööki või osad veel lõpetavad. Käesin muna ning väljas peaks olema kõik juba valmis pandud. Siin sööme. Ma puhastasin just ananassi. Minu muna ootab mind seal. Ja umbes poole tunni pärast peaks siis hakkama see play nupp gala, mille live ülekannet ma hakkan vaatama. Ma olen nii elevil juba. Ma vaatan praegu play nuppu ja Martins ja Martin tegid minu videot järgi. Oh my god. Seda collab ja kus on see sniffi. Oh my god. See oli võrratu välja. Ei ole. Oh my god. Kurrat, naine, kas ei saa arvu, et ma töötan? Nad kohe ütlevad rahva lemmiku välja. 2016 aasta parim sisuloja rahva lemmik öeldakse. Kõige kõvemat häält, et trummipõrinat... Martins mängib mind, kuna mind ennast pole koha peal. Sest teie valisite selle võitja välja. Teie lemmik on siin seas. Nonii. No teeme trummipõrin ja teeme nüüd häält. Mis süda niimoodi tuksub praegu? Toori ütleb ühe sõna vahele, et aitäh teile kõigile, et mul seal palmi all on päris soe olla praegu. Aga me ei saa piisavalt suurt põrinat, et peame teeme suure põrinat, saame välja öelda, on ju. Ja teeme veel, elame kaasa roha korralikult. No tuleb veel, häälega. Ja aasta sisulooja 2016 Maria Rannaväli. Palju õnne, Maria! Palju õnne, teeme suure aplausi nüüd. Laske tulla! No nii. Suur aplaus talle. Plaksutakse, mul on see käes. Kõik! Hästi tehtud, girl power! Kes siis play nupul kohal ei käinud või live ülekannet ei vaadanud, siis ma võitsin 2016 aasta vaadatuima videoauhinna selle collab Sniffiga ja 2016 aasta sketšimeistri auhinna. Mul on üliõnnelik ja mega tänulik kõigile, kes kogu aeg minu videoid üldse vaatavad, subscribe'ivad, like'ivad, kommenteerivad, nagu suur tänu teile. Ning see oli väga edukas päev, samuti õnnitlused kõigile teistele, kes midagi võitsid ja üldse kõigile, kes sisu loovad Eestis, sest et kõik teevad väga ägedaid asju. Ning ma kindlasti loodan, et järgmine aasta ma saan seal ise koha peal olla, aga see live ülekanne oli väga hea. Ning praegu me lähme raftingule, ehk siis me sõidame kummipaatides sellises vees kärestikus nagu mis iganes. Kuidas seletad seda? Mägi jões sõidame alla. Just nii. Ma loodan, et ma saan seal vlogida ka, aga kuna seal on suhteliselt märg, vaata vesi igal pool pritsib, siis ma ei taha, mul kaamera ei ole veekindel, siis ma ei taha, et sellega midagi juhtuks, ei taha väga riskida, seega vaatame. Sellise paadiga lähemegi sõitma siis sinna vette. Tundub mega cool. Saime endale vahvad kollased kiivrid pähe, nüüd oleme nagu minionid ja siis sõidame vee äärde, kus me saame hakata esimest korda elus raftingut tegema, ma pole kunagi teinud, seega ma olen ülielevil ning me palkasime endale paadide inimesi, kes meie seiklusi kõrval filmivad, seega te saate meile kaasa elada ja kogu seda kogemust oma silmaga pealt näha. Jõudsime siia, sain päästevesti selga, aeru kätte ning lähme siis kohe sinna jõkke, sinna alla. Tundub päris põnev. Selliste suurte paatidega lähme siis kohe sõitma, et lastakse sinna alla vette. Jõudsime siis tagasi raftingult, see oli väga vinge, mulle täiega meeldis ning ma loodan, et te elasite selle õudsa kvaliteedi üle, mis sellest seebikarbist tuli, millega mind filmiti. Nüüd lähme siis koju ja puhkame veedike, ma arvan, ma vaatan veel Netflixi, sest et nii hea vaadata enda sarja jälle lihtsalt puhata. Puuvilju ostma, vaadake kui ägedad nad müüvad neid siin niimoodi värskes õhus, lihtsalt ongi riiulite peal need puuviljad. Ma arvan, me võtame ananassi
Vau, ossa poiss. See näeb nii äge välja seest. Vau, selline pood. Tulime praegu poodi jäätist valima ja siin on ainult ühe firma omad, seega valime siin tunduvad huvitavad mingi koogiga ja maasika ja veel mingi teistsugust kook, vanillišokolaad. Võtame erinevaid. Muidugi võtsime ka ühe paki Doritosed, sest need on kõige paremad krõpsud üldse, neid tavaliselt müüakse ainult Ameerikas, aga need on siin ka Eestis, neid ei ole. Seega, kui te välismaal näete, siis alati võtke, nagu Doritod on kõige paremad. Seda keskmist me ei taha, me võtame ikka selle suure. Just nii. Sellised jäätsed võtsime, siis ma võtsin mingi makadeemia pähkli, siis võtsin mingi ploomi, siis Magnus võttis mingisuguse koogi oma. Tuleb huvitav filmiõhtu. Oota, anna küll. Vastu nina, Magnus. Pööre. Ma tahan vastu su nina proovida. Oota, ole paigal, muidu sa oled filme. Hommik, täna on 5. märts, kell on 12:30 ning me sõitsime just autoga 2 tundi. Teeme nüüd ühes kaubanduskeskuses peatuse, et süüa lõunat ja ennast sirutada ja siis meil on veel 2,5 tundi jäänud sõita. Ning kuna mu vanemad ei viitsi väga kaua oodata, siis ma saan ainult ühte poodi minna ja ma valisin selleks Forever 21, sest mulle nii väga meeldib, sest mul on ülielevil, et sinna minna. Ma ei tea, ma lihtsalt olen teile ostuhull, seega nagu lähen kulutame enda raha. Oh my god, 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 ma olen nii elevil. Ma olin reaalselt seal poes mitu tundi, ostsin juuksakotide ja asju. Mul oli väga raske valida, et mida ma sealt võtan, mulle meeldis nii palju asju. Mul jäi veel 1/4 poest käimata. Vanemad tulid mulle lihtsalt järgi, nad olid juba lõunat söönud ja kõik, ma ei pannud mitte midagi tähele. Ma olin nagu nii elevil selles ühes poes, see on lihtsalt nagu üks mulle lemmikuid. Üritan lõunasöögi kohta osta, kuna teised on ära söönud, mul on vaja leida siuke, kus pole järjekorda, siin on nii palju söögikohti. Taco Bell! Kas seal on järjekord või? Siin on need kohad, millest kõik Ameerika YouTuberid on kogu aeg rääkinud. Tegin siis väikse riiete vahetuse, panin juba ühe uue pluusi selga, mis ma just ostsin, mulle väga meeldib see. Ning nüüd läheme siis, oleme hetkel pealinnas ja lähme sinna jalutama ja vaatame natuke ringi. Rentisime vahepeal rattad, et me ei peaks jalutama ja nüüd sõidame siin mööda linna ringi. Mul on juba nii palav, sest päike on päris kuum, kuigi on juba pärast lõuna, aga nagu päris palav on. Ikkagi must ratta issi läinud ja saada kui suured teklid on. Jõudsime siis siia keskväljakule ja minu taga te näete Ameerika katedraali ja see siin on siis Columbuse mingisugune mälestusmärk ja siin täiega melu toimub hullult palju, on mingeid linde ja siis on mingid klounid ja mingi muusika ja nagu elu täiega käib. Vähemalt ilm on soe, aga ma ütleks isegi, et liiga palav. Hommik, täna on siis järgmine päev ning eile me pidime tegelikult minema tegema paraglidingut, mis tähendab, me hüppame mäe otsast alla ja siis hõljume selle õhus langevarjuga, aga kuna ilm oli nii halb, siis me ei saanud ja nüüd mul on vlogis liiga vähe materjali, seega ma mõtlesin, et selle asemel ma teen teile Forever 21 hauli, kuna ma küsisin Snapchatis ja päris paljud inimesed tahtsid, et ma teeks. Aga by the way, täna on ka ilm mega halb nagu hall ja vahepeal sadas ülikõvasti vihma, hästi tugev tuul oli, seega ma pole kindel, kas me saame üldse surfama minna, sest et äkki on liiga suured lained. Aga ma lähme vaatame ikkagist, sest siin korteris pole mõtet ka istuda. Aga ma teen teile nüüd kiiresti selle hauli. Panin selle kaamera endale praegu kohvrisse ja ma istun pidžaamasse, aga ärge pange tähele. Esimene on siis selline nii-öelda halter top, mida ma juba eile videos ka kandsin, seega ma arvan, et te nägite siuke tumesiniste ja nagu beebiroosad treibuud hästi mõnusast materjalist, mulle täiega meeldib see.
Siis ma ostsin sellise valge, hästi ilusa pitsist kleidi. Ma eile õhtul kandsin seda juba õhtusöögile ja suutsin siia ühe mingi kastme pleki peale ajada. Ma proovisin seda maha pesta, seega väga ei ole seda õnneks näha. Aga jah, seal on minu arust kõige ilusam kleidid üldse, need on hästi normaalse hinnaga ja nagu mulle sobivad täiega. Seega ma olen väga õnnelik selle ostu üle. Siis ma leidsin sellise musta tavalise T-särgi, kuhu on kirjutatud valgega The Good Life, sest et ma ei tea, minu arust see on väga nummi. Siis ma ostsin sellise nagu teksa materjalist, see ei ole päris teksa, see on veits nagu pehmem materjal, aga siuke nii-öelda teksa nagu triiksärk ja siuke veits nagu kulunud näeb välja. Ma ei tea, mulle väga meeldib. Ma leidsin sellised nagu, see ei ole päris punane, see on nagu mingi punakas, roosakas värv, siuke neutraalne toon rohkem, et see ei ole nagu mingi mega erkpunane ja sellised suhteliselt nagu venivad teksad ja mulle meeldib see, et siin on sellised nagu mis iganes triibud või asjad, et see ei ole lihtsalt tavaline teksa, vaid see on nagu mingid detailid, need näevad ülilahedad välja. Siis ma ostsin veel sellise kuldse, see põhimõtteliselt võib vist öelda, et see on nagu bomber jacket. Selline kuldne jakk ja siis siin ees on hästi ilusad sellised lilledega detailid. Mulle väga meeldib. See ei ole liiga paks ka, kuna see tume või must bomber, mis mul on, see on suht paks, see on siuke nagu õhem variant sellest. Ja mõtlesin, et tavaliselt on just siuksed nagu mustad ja mingi roosad ja sinised, aga see on kuldne, seega see on nagu mega teistsugune ja mulle ei tea, mulle hullult meeldis. Ja siis ma leidsin sellise pastellse nagu beebiroosa pintsaku. Ma just mõtlesin paar nädalat tagasi, et mul oleks rohkem pintsakuid vaja. Nüüd ma leidsin ühe, mis mulle täiega meeldib. See on siuke pikem ja see näeb üliviisakas välja nagu kooli jaoks mega hea. Ja see ei olegi siuke tavaline, kas mingi must või valge, vaid see on siuke beebiroosa. See on nii ilus. Ja viimane asi on siis selline nagu kardigan võiks öelda, suht siuke läbipaistev. Seda saab põhimõtteliselt kanda hommikul, kui sa nagu üles ärkad pidžaama peale, siia peale. See isegi värvid sobivad, sest on mu pidžaama. Aga ma mõtlesin rohkem nagu reisidel, kui ma lähen randa, siis ma panen sinna ujumisriiete peale, sest praegu mul ei olnud midagi panna ja see on siuke hästi nagu pehme ja kerge ja lendlev. Ma ei tea, väga ilus. Siin ääres on veel pitsid ka ja nagu need värvid on nii kenad. Ja see oligi siis minu Forever 21 haul. Visake kindlasti pöidlad püsti, kui teile see meeldis, et ma teaksin, et te tahate ka järgmistel kordadel haule näha, kui ma midagi ostan. Aga nüüd lähme randa loodetavasti surfama. Jõudsime randa ja mõtlesime välja minna, aga lihtsalt palun vaadake, kui kõva see tuul on. Kui ma välja lähen, siis te ei kuule enam mitte midagi, mida ma räägin. Ma ei usu, et me siin surfama saame minna. Lihtsalt palun. Oh my god, see liiv puhub mulle juba silma. Liiv täiega kraabi. Oota, lähme. Ai, kulus on jalg. Sa tahad täna ikka surfavad siin taga mingi? See tuul oli nii kõva, et see liiv, mis sealt tuli, mul oli nagu jalgadele valus. See liiv nagu kraapis mu jalgu lihtsalt. Me ei küll surfama ei lähe. Mina ei taha nii külma ilmaga minna. Mis teha siis on? Ma ei tea. Mu isa ja vend läksid siis selliste nagu ATV-dega sõitma ja meie emmega tulime autoga sõitma ja tahtsime leida mingisuguse ilusa ranna, aga ka siin ei ole illimist kõige parem, see on suhteliselt tuuline ning siin on mingi palmid maha raiutud ja hiiglaslikud lained, et siin ei saa väga lugeda ega midagi teha, seega nagu noh, me ei jää siia. Ma arvan, kõigepealt me teeme jalutuskäigu, vaatame, kas seal midagi on, inimesi ka. Me ootame Isit ja Õnnat ja nad kõik poseerivad meile praegu, kus tulevad. Kas meie omad tulevad seal? Ma ei tea. See väike kollas ei ole ka vist. Ei olegi meie omad. Tegelikult. Ei ole. See oli teine tuul. Sumakaid pildistab. Ei tehti ühtegi piltsi, aga kõik poseerivad.
tulin vist vahepeal lõunat sööma, võtsin lõhe, võileivad ja arbuusimaala, mille mul on juba peaaegu ära joonud. Nad võtsid mingisuguse mereanni risotto. Kuna ilm oli nii halb, siis me ei saanud linnast mitte midagi teha ja tulime nüüd koju. Ma hakkan siin kohe arvutis monteerima, login kohe just sisse ning kõrvale võtsin siis puuvilju. Neid tundub tegelikult ülivähe, aga ma sõin just lõunat, seega ma ei olegi nii näljane. Aga see kapp on nagu ülinummi, siin on see kunstlill ja siis see valge kapp, see näeb hästi lihtne välja, see nagu näeb nii kena siin kuidagi välja. No see lamp välja arvata, aga nagu jam, puuviljad. Vahetasin siis riided ära, siis ma lähen nüüd õhtust sööma. See limonaad piparmündiga on ülihea, see maitseb täpselt nagu ilma alkoholita mojito, mis on mul lemmik, seega see on nagu mega hea. Saate aru, ma käisin praegu seal restoranis ja siis järsku tulevad mingid eestlased meist mööda, soovivad meile head isu, siis see naine tuleb, võtab mu nagu siit varrukast kinni ja siis teeb midagi, siis kõnnib minema, siis ma ei saanud aru, eks, mis seal on. Ja siis ta ütleb mulle hinnasilti, siis ma vaatan, et mul oli teine hinnasilt on siit nagu käe küljest erivaja. Sest ma olen ühe siit nagu tagant juba ära võtnud, aga tuleb välja, et see oli 2 silti, mida ma polnud tähele pannud, seega ma olin nagu käinud ringi igal pool, et mul on hinnasilt lihtsalt siit käe küljest rippuma, kui ma oleks mingi poest varastanud selle. Nagu see on juba seal koomiline, et meil olid teised eestlased istusid täpselt meie lauas seal või nagu meie kõrvallauas. Hommik, täna on siis 7. märts ning hommikupoole me käisime rannas, kus oli väga suur tuul ning me üritasime natuke surfata, aga vihm hakkas täiega sadama ja lihtsalt jube külm oli, seega me väga kaua seal ei olnud. Ning pakkisime kodus asjad ära ja nüüd hakkame siis vaikselt lennujaama poole liikuma. Praegu käime veel seal toidupoes, et osta kohaliku kommi kaasa sõpradele, siis lähme sööme õhtust ning siis liigume juba lennujaama, sest et 9 läheb lend, kuhu me lendame Viini ja siis sealt Tallinnasse, seega meil on üks ümberistumine. Vaatame neid kohalikke magusaid asju, ma ei tea, tunduvad ikka suht imelikud. Nagu, mis asi see on lihtsalt? Väga või... No seal on mingid nagu Ameerika asjad jälle, mis on kindlalt head. Aga need siin, ma ei tea, ei tundu just kõige paremad. Kuna kohalikud tundusid liiga imelikud, siis ma võtsin ikkagist neid Hershey omasid, kuigi ma tean, et on Ameerika omad, aga see on vähemalt kindla peal, et inimesed söövad neid. Ja lennukisse võtsin siis väiksed Doritod näkkimiseks, kuna meil on jälle 10-tunnine lend. Võtsime ikka mõned postkaardid ka sõpradele ja ühe saadan endale. Õhtusöögiks võtsin siis Philadelphia sushi, me võtsime Magnusega täpselt sama, aga temal pandi see nagu lillekujuriselt ja siis limonaad, mis on ülihea, mulle täiega meeldib, et see on selles purgis, millest ma kodus ka joon, see on nii nummi. Update, me oleme jõudnud siis Austraalia lennujaama, meil oli just ülipikk 10-tunnine öine lend, kus ma vaatasin 2,5 filmi ning magasin kokku üldse nagu mingi 2 tundi, seega ma olen suht väsinud, siin hommikust ma hakkas vahepeal täiega halb olla, aga nüüd on juba parem ja vaata kui ägeda nagu koha istumiseks ma leidsin, mul on siin nagu enda laud, mis on siia juhtmed laadima panna ning monteeringi siis praegu seda vlogi, mida te vaatate, mis nägu see siin on nagu appi, aga telefonid ka siin mõnusalt laevad ning mingi, mis see kell on, meil peaks, kas see nagu boardingi pidanud juba hakkama, kuidas kohe varsti ma peaks lennuki peale minema ning siis saab minna koju. Ja mul on täna õhtu ripsmed ka, sest näevad juba õudsed välja, mul on nagu nii kaua ajast üle läinud selle reisi pärast, seega ma ei jõua rõhutada, et nüüd jälle oleks nagu on free, seega varsti saab koju. Oleme lennukis ning kohe varsti hakkame siis lendama, kuidas ma nüüd ennast tunnen? Hästi. Ootad ka juba, tahad koju minna või pigem oleks tahtnud reisile jääda? Reisile. Miks? Ma küll tahan juba koju minna. Reisile oli soe. Viimasel ajal oli küll tegelikult ilm ju päris halb. Muidu oli hea ilm, aga lõpus oleks saanud alles ära tulla. Nii siis kui me Mida sa mängid? Minecrafti. Kohe varsti tõuseme lendu, ma ei jõua ära oodata. Ma ise ka ei saa aru, kuidas mul nii palju energiat on, sest ma olen ainult 2 tundi maganud. Ma jõin küll cappuccinot, aga tavaliselt mulle kohvi väga ei mõju. Võib-olla nii on siis erand.
jõudsime siis Tallinnasse, sain enda kohvrikese kätte, jope seljas ning nüüd lähen siis kohe edasi ripsmitehniku, sest homme on vaja kooli minna ja mul on nagu mingi 5 nädalat vist nüüd juba peal on, need näevad suht õudsed välja. Seega lähen sinna ja siis koju ja õhtuks tellisime sushit, seega ma olen väga elevil. Jõudsin siis koju tagasi, tegin ripsmed ära, ma ei tea, kas te näete ja nüüd hakkame siis sushit sööma. Update, nüüd on siis peaaegu, et nädal aega hiljem, täna on 14. märts ja kell on 9:30. Ma just monteerisin selle vlogi siiamaani, kuhu te nägite. Ning kui te mõtlete, et miks see nii palju hiljem üles tuleb, siis on sellepärast, et kui ma jõudsin reisilt tagasi, siis mul oli päris mitu asju vaja järele õppida, mul on ikka veel paar järeltööd vaja teha, siis ma puudusin ning koormus on praegu mega suur, sest meil antakse koolist väga palju õppida ja siis ma tegelen sellega, järgmine video, mis mu peakanalile tuleb, on 25 000 spetsial ja ma tegelen selle ettevalmistustega, kuna me hakkame varsti filmima. Ning mul on lihtsalt nii palju asju teha, seega ma olin nii väsinud ja mul lihtsalt ei olnud seda viitsimist, et seda teha. Aga nüüd ma tegin selle ära ja ma tahan teiega natuke rääkida, aga eile ma sain kätte enda puuhalud või siis need auhinnad ehk siis aasta sketšimeister ja siis saad aru, ma sain veel ühe. No nagu veel 2, aga ma arvasin, ma saan 2, aga tegelikult ma sain 3. Siis 2016 aasta vaadatuim video ja aasta collab. Seal galal seda ei öeldud välja, sest neil läks mingi asi segamini ja kuna meid ennast ei olnud kohal ka, siis nad ei hakanud seda ütlema. Aga tegelikult ma sain 3 auhinda. Seega ma olin lihtsalt nagu mingi wow. Ma olin mega üllatunud, aga muidugi väga-väga rõõmus ja nii tänulik teile lihtsalt. Wow, lihtsalt nagu vaadake, kuhu me jõudnud oleme. Mul on 3 puuhalgu, mis tähendavad midagi. See on nagu üliäge ja saate aru, ma kaalusin selle kotti ära, kus need kõik 3 olid ja see kaalus 5 kilo ja ma tulin sellega ise koju, nagu ma trippisin linnas ringi paar kilti ja siis jalutasin veel koju, seega ma reaalselt ei tundnud oma käsi, pluss mul oli seljas täpselt sama raske koolikott, ma reaalselt kaalusin need ära. Aga igatahes, mul on teile teada Anne. Ma olen nii elevil sellepärast, sest et alguses arvati, et see ei toimu, aga nüüd me saime kinnituse, see toimub. See kuupäev vist oli 24. aprill, toimub Eesti YouTuberite live ja ei, see ei toimu mitte siinsamas Tallinnas, vaid see toimub Rootsi kruiisil. Nagu ütlete, et ostate selle laevapileti ning te saate näha meid nii sinna sõites kui tagasi sõites, me esineme mõlemal päeval ning samuti te saate ka külastada Stockholmi, nagu see on kõige ägedam pakett üldse. Ning ma ütlen teile nimed, kes seal siis osalevad, on Gregor Lillemets, Carlos Kolk, Martin Slapins, Martti Hallik, Rauno Raiesmaa ja siis Liina ehk siis Martti Tüdruka ning Kasper ja Liina teevad siis neid muusikalisi etteasteid ehk siis nad laulavad vahepeal ning meie teeme seal muid asju ja see tuleb üliäge, ma olen nagu nii elevil ning kindlasti toimub ka mingi väike meet and greet, kus te saate meiega pilti teha ja kui tahate, me saame teile autogrammi jagada, me saame teiega päris elus kohtuda, see on lihtsalt, ma olen nii elevil, ma ei jõua ära oodata. Ning ma kordan üle, see kuupäev oli siis 24. aprill, kus Tallinki laev väljub siis Rootsi ning kõik täpsem info on Tallinki kodulehel ja ma panen selle lingi videokirjeldusse kõige esimene link, seega klikkige sinna peale, seal on täpne info ning saate enda vanematele öelda, et nad broneeriksid selle kuupäeva juba ära. Ma ei jõua ära oodata, et kõigega kohtuda, seega kindlasti andke mulle kommentaarides teada see nii-öelda päeva küsimus või selle vlogi küsimus, et kes teist kavatsevad tulla. Ning see ongi siis selleks vlogiks kõik. Loodan, et teile see reisi vlog meeldis. See oli siis Dominikaani reisi 3. osa ning sellega saab see reis lõpuks ometi läbi. Mul oli väga vinge reis, ma olin täiega rahule ning nüüd ma peaks hakkama vene keele luuletust õppima, seega ma jätan teiega hüvasti. Näeme juba järgmises vlogis. Järgmine vlog on suure tõenäosusega kaadritagused minu tulevasest videost ehk siis 25 000 spetsial. Tšau!